Onkoloogika. Räägime vähist. On saade, mis avab ausalt ja tabudeta kahe noore naise elu ootamatu 4. staadiumi vähidiagnoosiga. Saadetesse mahub nii igapäevaelulisi mõtisklusi, arutelusid oma ala ekspertidega kui kogemuslugusid kaasteelistelt. Tere taas Onkoloogika podcasti kuulajad. Loodan, et mõni teist on siia sattunud esmakordselt. Mõni on siin juba, mis see siis on, 8. korda või mitmes osa meil täna eetris on. Meie igal juhul oleme täna siin jätkuvalt Kristel ja Pille. Pille ja Kristel. Ja koos meiega, mul on suur rõõm ja au, on ka Eesti aasta arst 2023 Lee Vallikivi, keda igaüks vähemasti tema alati ägedate prillide järgi ära tunneb. Aga saame täna Leega lähemalt tuttavaks ja vaatame, kuhu tänased jututeemad meid viivad. Lee, tere tulemast. Kuidas sa ise eelistaksid ennast sisse juhatada? Tervist ja tänan kutsumast ja ma ei tea, ma olen praeguse seisuga harilik perearst Mustamäelt. Tiitel läks järgmisele. Ja tiitel on veel lahkunud. Et klaasskulptuur on alles, samamoodi nagu aasta naise, meditsiini mõjutaja veel nagu nipet-näpet, et selles mõttes, et minu põhiolemus Mustamäe perearstina ei ole muutunud. No tore, ei ole ära tõusnud nii-öelda. Aga kes sa peale selle veel oled, et sa oled perearst Mustamäelt? Inimene, abikaasa, ema, kodanik, ma ei tea, väga palju asju. Palju erinevaid rolle. Ja alati huvitav, kuna mu enda ema töötab kui perearstikeskuses, siis tema on vanemõde, aga seal juures ka patsient. Ehk siis tegelikult vaatamata sinu professioonile oled sa ka tegelikult ju patsient. Yeah. Nii et täna vaatame, kuidas siis on korraga arsti ja patsiendi perspektiivist asju näha. Aga see on teisejärguline, sest räägime täna sellest, mismoodi on sinu tänases olukorras navigeerida, mis huvitavaid mõtteid, kogemusi ja tundeid oled saama senisest elust kaasa võtnud ja võib-olla ka meie kuulajatega jagada tahad ja vaatame, kuhu see saade meid siis täna viib. Aga hakkame siis kuskilt otsast peale. Pille, millest sina tahaksid alustada? Võib-olla alustakski sellest algusest, et Lee, räägi, mis sinu ellu tuli? See oli vist 6 aastat tagasi. Jah. Et räägi sellest hetkest. No jah, et see diagnoos iseenesest kisti ehk siis gastrointestinaalse stromaalse tuumori diagnoos tabas mind täiesti ootamatult. Ma olin 42, ma olin oma parimas eas ja selles mõttes, et ja oma eluga väga nagu sellises kohas, kus ma olin tahtnud olla. Ja nii, ja siis juhuslikult ühel konverentsil leidsime selle väikse muna oma delikaatsest kehapiirkonnast ja närvihaige inimesena rääkisin sellest ka oma naistearstiga, kes muutus samuti, tema ei muutunud muidugi kunagi närviliseks, aga see äratas tema huvi ja siis, kui ma olin tagasi, me vaatasime selle üle, ta ütles, et see tuleb ära lõigata, see lõigati ära ja siis läks närvesöövalt hulk päevi mööda ja siis ma saingi tuttavaks sellega, et see ta nüüd siis ongi see gastrointestinaalne stromaalne tuumor, ehk siis väga agressiivne sidekojakasvaja, mida siis tolleaegse teadmise järgi oligi ära lõigatud niimoodi, et ta ei peaks enam tagasi tulema ja tolleaegse teadmise järgi ei tohiks ka anda siirdeid ehk siis metastaase. Aga ometi sind ta ju rahule ei jätnud? Paraku mitte, et siis läks vaevalt 4 kuud vist mööda, kui tagasi ta oligi. Aga kui me läheme nüüd sellesse esimesse hetke, et me alustasime ka oma podcastide sarja selle diagnoosi saamise punktist Pillega, olles ise ju ka seda läbi elanud.
alustame sellest hetkest, kui sa said üldse mingisuguse teadmise, et sul see keerulise nimega kasvaja on, teadmine, et see ei lähe kuhugi edasi, teadmata, et ta tuleb sul tagasi, siis iseenesest ju nagu head ja halvad uudised korraga, et on, aga ei ole ka, et saame jagu, lähed eluga edasi, kuidas sa ise seda kõike võtsid? Jube traagiliselt, et selles mõttes, et sellel hetkel nagu uskuda, et noh, tegelikult kõik ongi peaaegu hästi ja et ta ei tule tagasi, et siis noh, see oli ikkagist ta ei tule nagu selline suhtumine ja noh, et ma ei olnud mingilgi viisil võimeline olema ratsionaalne ja ma ei olnud mingilgi viisil nagu noh, ei omanud mingit arstlikku mõtlemist selle koha pealt, et see tõmbas mul ikkagi vaiba niimoodi alt ära, et noh, et see oli noh, nagu praktiliselt sellele kasvajale mõtlemine täitis kogu mu päeva, kõik see noh, nagu mingi tragöödia, mis siis saab ja mis siis saab ja mis siis saab, eks ole, et kuidas ja keda see kõike mõjutab ja nii, et noh, ma arvan, et ma muid nagu selliseid, noh, ma ei jätnud midagi ära, et ma ei lamanud nagu halisetes voodis või midagi sihukest, et ma nagu tegutsesin edasi, aga noh, nagu kõigest, mis andis, ma noh, nagu sisulise poole pealt lülitasin ennast välja, et ma noh, praktiliselt opereerisin ainult selja aju peal, et ja ma arvan, et ma sain hakkama, aga ma ei olnud kindlasti mina ise, et noh, see on nagu enam-vähem selline tunne, kui sa kujutad ette, et kui sa lähed nagu tumedasse jõkke või tiiki ujuma, et siis sul noh, nagu ratsionaalselt tead, et sa oskad ujuda ja see on noh, ei ole nagu mingi kõige hullem tiik ja voolsid ära ei vii ja seal ei ela mingid krokodillid ja et noh, vesi kannab, on ju, ikkagi sul on siuke tunne, et see vesi mingi hetk enam ei kanna ja siis sa lihtsalt vajud selle alla ja siis noh, nii ongi ja ongi kõik. Ja see faas võttis mingisugune ma arvan 3-4 kuud kindlasti. Et ja ma väga täpselt mäletan seda hetke, kui see nagu ära läks. Et siis me olime Saaremaal, meie suvekodus aprillikuus ja siis mu lapsed tollal 4 ja 7, et noh, nagu vaatasid, et ilm on soe, vesi on soe, tuleb minna ujuma, on ju. Ja siis ma olin sellest talvel ujumisest muuhulgas ka loobunud, sest noh, et kõik oli ju nii traagiline. Ja siis ma vaatasin, kuidas need 2 õblukest keppjalga lihtsalt lähevad aprillikuus sinna jääkülma vette. Ja ma mõtlesin, et põrgu küll, et ma ei saa ju kehvem olla. Et mul ei ole ju tegelikult ju midagi viga. No ja siis sellest ujuma minekust saati, et ma ikkist võtsin nagu psühholoogilises mõttes nagu uuesti jala alla, et ma hakkasin uuesti inimeseks ja ma hakkasin nagu ise ennast uuesti nagu üles ehitama ja noh, nagu elame oma täiesti tavalist elu nagu edasi. Aga see esimene 4 kuud, kas sind ümbritsevad inimesed, ma ei tea, kolleegide, pereliikmete, sõprade näol, kas sa näitasid ka seda, mis sinu sees toimub välja või see jäi nähtavaks ainult sulle endale? Peamiselt mulle endale, et mu kolleegid teadsid, sest nemad nagu reageerisid adekvaatselt ja noh, mingis mõttes oleks olnud ebaaus, kuna nad noh, ikkagi pidid leppima, et mingi osa tööst teeb ära nagu see inimene, kes opereerib seljaaju peal, et siis nad pidid aru saama, et nad noh, nagu, et nad peavad osa sellest rollist nagu üle võtma ja et noh, üleüldse miks ma siuke olen, et ma ei tee seda mingi puhtast õelusest või see, et mind on tabanud mingi nõdrameelsushoog või mis iganes ja nii ja siis lähedased inimesed niivõrd, eks ole, et noh, et siis sealt tuligi nagu see väike trauma minu abikaasaga, kellega ma nagu kellele ma ka proovisin nagu rääkida seda, et noh, et mida see minu jaoks tähendab, aga noh, selles mõttes, et ma sain täiesti šoki, sest noh, tema nagu selles mõttes võttis seda nagu nii ratsionaalselt, et minu jaoks oli see nagu väga nagu selline haiguse pisendamine, et noh, stiilis, et on ju, et noh, hommikul sa sõidad siis ise haiglasse ja pärast saad ise koju ja noh, mingid siuksed asjad on ju, et noh, selles mõttes, et see tegi mind väga kurvaks
kurvaks, aga see ajas mind ka pimedasse raevu, et kuidas ta võib nii juhmakas olla ja mitte aru saada, mis see tegelikult tähendab ja selles mõttes, et noh, nagu tänu sellele peaga vastu seina jooksmisele ma siis hoidsin väga ratsionaalselt selle nagu kontrolli all, et kellele ma räägin ja kellele ma ei räägi, sest et noh, tõesti, kui ratsionaalselt võtta, et siis mul ei olnud nagu mitte midagi viga. Et noh, põhimõtteliselt ma rääkisingi sellest diagnoosist nii palju või vähe nendele inimestele, keda see nagu ametialaselt puudutas, eks ole, ja nii, ja siis noh, nagu selles mõttes, et ongi nagu tagantjärele, kui sellest on nüüd noh, praegust 7 aasta jookseb, eks ole, et ongi natukene koomiline, et on inimesi, kellega ma siis olen nii-öelda pidulikult hüvasti jätnud, et mõnel on see juba nagu 3. või 4. kord, et ma ütlesin, et noh, et tõesti, et see ei ole nagu väga ilus, et nad selle peale ometi pahaseks ei saaks. Aga kui me nüüd tuleme korraks sinna hetke tagasi, kus sa rääkisid, et see 4 kuud justkui selle sama ühe sellise väga erilise päevaga justkui sai nagu mingi teise lükke edasi, siis sa rääkisid, et sa hakkasid ennast justkui nagu üles uuesti ehitama. Et milliste sammudega siis edasi läksid või kuidas sa sellest väga madalast kohast välja tulid, et mis olid need sinu mingid tugipostid siis, millele nii vaimselt kui füüsiliselt toetuda? No ma ei tea, et ma hakkasin uuesti tegema neid samu asju, mis ma nagu enne vanasti tegin, sest füüsiliselt mul ju tegelikult ei olnud absoluutselt mitte mingisugust kaebust. Veel päris pikka aega, et need samad hobid, et need samad ühiskondlikud aktiviteedid, eks ole, et minu perearstide selts, mille juht ma toona olin, minu see sama ujumine ja suusatamine ja siis see korilus ja looduses hulkumine ja sellised asjad, et ka noh, nagu siis nagu oma pere jaoks siis ja sõprade jaoks olemas olemine, et ma sain samm-sammult aru, et ma ei ole sellest ju ilma jäetud. Et miks ma siis ise nagu teen selle valiku, et ma jätan ennast sellest ilma, sest et noh, mul on kuidagi nagu, noh, nagu paha olla või niimoodi. Et ei pea ju. Aga sellega see paraku kõik ei lõppenud, on ju. Avalikkuse mõistes me täna teame, et su haigus ei taha sind jätkuvalt maha jätta ja see teekond kestab täna kingitud elutoel. Räägi edasi nendest erinevatest kriisikõveratest, kuidas see sealt edasi siis läks, et sa pöördusid tagasi tavapärase elu juurde, aga kui see järgmine litakas mingi hetk ära tuli, et kas see teooria peab paika, et see kriisikõvera kukkumine tuleb uuesti või sa tulid sellega kuidagi järgmise ringiga hoopis teistmoodi toime? Jah. Et selles plaanis, ma nüüd meenutan, et siis tuligi see bioloogilise raviperiood, mis ka, noh, ütleme niimoodi hiljem teada saades, et see ravi ei oleks tohtinud sugugi toimida, aga ta töötas mitu aastat väga hästi. Kuniks siis hakkas see algkolle uuesti kasvama ja kuna ta on tõesti nagu väga vastikas kohas, ehk siis tuppe ja pärasoole vahelises seinas, et siis see järgmine operatsioon üsna suure tõenäosusega oleks pidanud olema nagu väga radikaalne, et nagu suur osa kummastki organist oleks tulnud nagu eemaldada ja kuna siis seal haaratud oli ka siis sulgur, siis oleks pidanud selle nagu soole lõppu tooma kõhu peale ja siis noh, ütleme niimoodi, et toona see oli minu jaoks nagu mingi elu suur tragöödia, et noh, et niimoodi siis. Et siis oli nagu ka jälle kõige hullem asi, mis võib juhtuda, sest endiselt me olime nagu sellel leheküljel, kus ta neid siirdeid ikkagi ei anna. Ja siis jah, see kurbus tuli tagasi, me käisime ühe oma väga hea sõbraga lausa nagu mingil väga põneval nagu reisil, mis oli nimega Urruaugu matused ja siis see mõttes, et see oli
noh, ütleme niimoodi, et see oli nagu väga tore reis, aga kaunis selline siuke, et noh, nagu kui on nagu trumm läinud, siis mingu pulgad ka. Ja nii, ja siis ma läksin haiglasse ja siis nagu see on noh, tegelikult nii fenomenaalne, et kui sa jääd sinna siis narkoosi on ja et noh, siis ma noh, mäletangi viimase hetkena noh, nagu seda oma kurbust ja seda, kuidas anestesioloog õudselt nagu sümpaatselt ütles, et noh, et pole hullu midagi, mitte, ma arvan, et ta sõnastas seda loomulikult mitte nii banaalselt ja nii, ja siis nagu järgmine ärkamine siis samal päeval ja avastades, et seda stoomi ei olegi. Et selles mõttes, et nad olid ikkagist saanud selle nagu kasve jälle niimoodi kätte, et nad ei olnud pidanud seda stoomi rajama ja noh, see oli ka nagu jälle siuke järgmine etapp, kus sa pead ikkagist hoidma nagu noh, väga pöialt, et noh, see nii ka jääks, on ju. Ja paraku ei jäänud ja siis oligi nagu nii, et siis ma noh, nagu läksin sinna sama kirurgile, maailma kõige paremale kirurgile ja siis ma ütlesin talle ka, et noh jah, et nüüd me saame vist mõlemad aru, et mul ei ole mõtet nagu mingit kurba kutsika nagu teha, et seekord peab see operatsioon ilmselt siis tõesti vist olema radikaalne. Ja ütles, et jah, et nii see on. Ja siis ta ütles ka, et okei, et aga ma vaatan, et teil ei ole tehtud maru ammu seda nagu kompuutertomograafi, et äkki käite seal ka ära. Ja siis oligi enam-vähem mingisugune, keegi oli ära öelnud, ma sain see mingi enam-vähem sama päev ja siis noh, nagu praktiliselt järgmine päev tuli see šokiuudis, et mingil põhjusel ma läksin seda ikkist ise sinna tuustima, et see oli see hetk, kui regionaalhaiglas tuli need röntgeni ja kompuutri vastused ikkagist nagu talumatult pikka aega, et mingi 3 nädalat ja 4 nädalat ja 5 nädalat, aga igastahes sinna nuuskima, kui ma läksin, ei läinud. Seepärast, et siis helistaski mulle ju minu onkoloog ja küsis, et kas ma olen vaadanud ja siis nagu tuligi nagu argnes välja nagu see, et ma ei olnud vaadanud, aga ma olin ikkagist nagu kuidagi ärev, millest tal jäi mulje, et ma olen seda vaadanud ja siis ta ütleski, et nii, et siis sa nüüd tead. Ütles, et noh, et mida ma siis tean, et sul on kummaski koopsus üle 20 metastaasi, siis üks on maksas ja üks on nagu lülisambas ka, on ju. No kuidas sa, Lee, selles mõttes, et sa oled aisaarst, eks ju, et kui nüüd ongi need igast uuringute vastused ja noh, üldse see haiguse kulg, et kuidas see sinu praktika on, et loed sa kõik need vastused läbi või jätad midagi edastamiseks nii-öelda sellele onkoloogile, et me siin patsientidega oleme hästi palju seda arutanud, et noh, mingid selliseid asju meie nagu patsientidena, meditsiinivõrd inimesed, me mõistagi mingeid asju sealt nii-öelda sellest patsiendiportaalist. Aga kuidas su enda just see tunne on ka nendel hetkedel, kui sa seda loed või mis su enda nagu taktika on? Ei, no selles mõttes see ongi, noh, taaskord üks asi, mis on meil kokku leppimata ühiskonnas, et kuidas see käia võiks, eks ole. Et printsiibis sul võiks tulla need analüüsi vastused alati koos arsti seletusega. Sellepärast, et seal on igast mingid udru-mudru, millest ei saa aru, noh, mõnikord arstid ka ei saa, aga nad ei tunnista seda, eks ole. Noh, kuigi see, noh, näiteks kui me räägime mingitest onkomarkeritest ja mingist udupeenest tuumateadusest, et siis noh, nagu siis me ikkagist alati perearstidena ütleme, et noh, palun vabandust, et seda ma nagu ei tõlgenda, sellepärast, et see on nagu, lendab kaugelt üle minu pea. Ja nii, et peaks saama nad alati koos, eks ole, aga noh, nagu siis ongi nagu see, et osad analüüsid tulevad ja sinna portaali nagu varem ja osad tulevad jälle hiljem, eks ole, ja siis osadel on ju, doktoritel on kokku leppimata oma patsiendid, kuidas nad saavad need vastused, et seal on nagu mitu varianti, et vaadake ise digiloost, eks ole, või et siis helistage, ja siis ma ütlen teile telefonitunni ajal, mis on ka saatanast, sellepärast, et siis on, algabki see ebaõiglane nobedate näppude moor ja nagu näiteks haiglast mõnda arsti kätte saada, see on nagu täiesti lootusetu juhtum. Ja nii, ja noh, mis nagu meie praksises
ikkagi kõige paremini töötab, on see, et me lepime kokku selle aja, millal me ise selle inimesega ühendust võtame ja ütleme, mis seal on, et loomulikult osad neist on juba seal nuuskimas käinud, mida ma neile ka ette ei heida, sellepärast et noh, see on sinu tervis, sinu analüüsid ja sinu uudishimu ja osadega me hakkamegi nagu aast ja peest peale. Ehk siis sina lugesid ikkagi see, et sul hulgikolde, et sa lugesid selle ise ennem välja kui... ei lugenud, ma lugesin seda pärast, seepärast doktor ütles, et asjad on halvasti ja ta ütles, et palun ära loe siis seda ka ise. Aga loomulikult ma pidin seda ise lugema. Mul lihtsalt tuleb meelde selle jutu kontekstis, kui meil siin kas eelmine kuu või millal meil see deep dive oli, kus erinevad vähivaldkonnas tegutsevad spetsialistid ja poliitikakujundajad ja ka meie väiksed inimesed arutlesime erinevate teemade üle 2 päeva, kuidas need asjad võiksid siis meie riigis käia ja olid ka välismaa eksperdid kohal oma tarkust jagamas, siis see sama küsimus tõstatus, et kuidas siis see patsient peaks oma diagnoosist või tulemustest teada saama, siis meie selles ruumis nagu eestlaste see esimene hoiak oli kohe see, et need ei tohi enne üles minna, kui on arst teatanud, on ju. Et ta peaks tingimata käima nii. Ja siis need rootslased, selline kaasav kodanikuühiskond, solidaarsusdemokraatia, kõik need väga tugevalt väljapaistvad märksõnad, nemad ütlesid, et ida-eurooplased, teil peab käima kõik joonlaua järgi. Meie oleme näiteks teinud kokkuleppe, et arst alati ütleb patsiendile, et sa võid vaadata ise, aga sa pead tegema seda, sa teed seda omal vastutusel. Ehk siis mõni on selleks valmis, mõne jaoks on see oluline, mõne jaoks on see täiesti rivist välja viiv, aga et alati tuleb sellest eelnevalt juttu just selles kontekstis, et me ei varja sinu eest midagi, me helistame sulle siis, kui tulevad tulemused varem ja sa vaatad neid varem, siis see on sinu vastutus, mitte minu vastutus, et ma sulle varem ei helistanud. Et mulle nagu väga meeldis see lähenemine just seetõttu, et seal 2 võrdset täiskasvanud lepivad oma vahel kokku. Just. Ja mõlemal poolel on oma vastutus ja kui sa valid enne lugeda, siis ei ole see arst selles süüdi, et ta sulle varem ei helistanud, on ju, seda, et arst ei ole süüdi, seda ma nüüd küll ei ole öelnud, aga ma ei ole ka kunagi keelanud, et ei tohi seal nagu vaatlemas käia. Aga kui meil on nagu see ühiskondlik kokkulepe olemas, eks ole, et need terviseandmed on tegelikult patsientide omad. Aga mis on minu üks suuri unistusi, on see, et nagu meil on täna olemas siis tervishoiutöötajatele see otsustustugi, et meil oleks sama asi nagu ka patsientidel olemas, on eks ole see patsiendiportaal, kus tal ikkagi on võimalikult värske ja teaduspõhine info inimeste keeles olemas, mida see või teine või kolmas nagu terviseoda tähendab. Et väga paljudes Skandinaavia maades on see olemas, Hollandis on see olemas, et ma loodan, et see muutub lähiaastatel ka ikkagi Eesti jaoks täiesti elementaarseks. Aga kas oskad seda kirjeldada natukene lähemalt, et mis see siis tähendab, kuidas see seal Hollandis käib? Ei, no selles mõttes, et nad logivad, ma ei tea, kas nad isegi sinna sisse logivad, sest seal ei ole mingisuguseid ühesõnaga, las ta jääb, et see ei ole nagu primaarse tähendusega, et nii mul on nohu, mul on valus pissida, mul on tekkinud kaelale imiku peasuurune muna, mul on 39 palavik, et siis kui sa nagu küsid selle nagu mis see tähendab, küsid 3 või 9 erinevalt tervishoiutöötajalt, siis saad 3-9 vastust, aga nemad on ikkagi leppinud selle konsensuse, sellega publitseerinud, et seal tuleb kõigile inimestele üks ja seesama jutt, et kui sul on 39 palavik, eks ole, et siis te seda, kui sul on kaelal imikupeasuurune muna, siis mine pöördu vältimatult kohe nagu oma arsti juurde või erakorralise meditsiini osakonda ja nii edasi, et see on nagu selline algoritm, Eestis on mingisuguseid juppe sellest algoritmist ka nagu proovitud teha, eks ole, et stiilis kas perearst või kiirabi, eks ole, või EMO, või et millal jätta haige laps lasteaiast koju ja nii edasi, et
kui me räägime nende perearstide tehtud väikejuhenditest ja nii, ja neid juhendeid on lõputult teinud ka igasugused erinevad haigemajad ja pannud oma kodulehe küll mingitesse tagumistesse, alumistesse nurkadesse, kus sa kuidagi seda üles ei leia, et see ongi minu suur unistus, et see oleks üks uks ja kõigi käsitlus oleks sellele inimestele, oleks inimestele nagu ühesugusena nähtav. Et samamoodi meil on ju tegelikult, ma ei tea, kui kaua need vähikäsitlusjuhendid, eks ole, et kui millise paikme, millise vähi, millised patsiendid peaks millise aja jooksul jõudma nagu tervishoiuni ja kuidas neid seal peaks koheldama, eks ole, aga jumal paraku me näeme, et need algoritmid ei ole päris elusse nagu kunagi jõudnud. Aga ma küsin korra veel edasi selle portaali näite puhul, et kas ma saan õigesti aru, et kui patsient pöördub sinna, tal on mingisugused sümptomid, ta sisestab selle kuhugi ja ta saab juba nagu esimese vastuse saab sealt juba nende andmete baasil, on ju, et see räägib sellest, et sa peaksid minema kuskile pöörduma professionaali poole või et ma ei tea, kummeli teed, on ju. Ja see on just nagu selle otsingu põhiselt, see natukene meelutab seda, ongi Dr. Google või ChatGPT, aga et ta on nagu kontrollitud tervisekeskkonnas tegelikult, on ju, et selles mõttes ma isegi ütleks, et ta ongi nagu Google või ChatGPT, et midagi pole öelda, et kui nagu 10 aastat tagasi guugeldades, et ma ei jaksa trepist kõndida ja olen kahvatu, said sa Dr. Google'ist vastuse, et mul on verevähk, et siis täna sealt guugeldades sa saad nagu suhteliselt täiesti adekvaatseid vastuseid, et mina olen väga Dr. Google'i poolt, et ta võiks lihtsalt astuda oma nagu tarkuselt ja adekvaatsuselt veel nagu sammu edasi. Mida tõenäoliselt täna tehisaru ka otsapidi teeb, on ju, kuigi eks seal on omad riskid õhus, aga nii, et kas ma saan õigesti aru, et sina täna arstina ja kas ka patsiendina usud sellest, et palju selliseid täna manuaalseid ja otsest arsti-patsiendi vahelist kontakti eeldavaid tegevusi on võimalik ära automatiseerida ja see infovahetus kuidagi nagu kiiremaks ja mugavamaks muuta, et arstil jääks rohkem aega sellise nagu keerulisema case'iga tegelemiseks või ma panen sulle sõnu suhu? Ei, pane, et see ongi täiesti niimoodi, et kuna meil samal ajal on tegelikult ju asendamatult ära kadunud see nagu põlvkondade tarkus ja selline nagu ütleme, jah, talupoja tarkus ja nagu sellised generaalsed teadmised, eks ole, et nagu kõige nagu lihtsamate asjade suhtes, et arst peab õpetama, kuidas imikuga kodus hakkama saada, kuidas laps tudub, kuidas ta potil käib, et mida ta sööb ja joob, nagu ma ei tea, et selles mõttes, et siis mul arstina aeg-ajalt tuleb ikkagi selline väike ahastus peale, et mida siis nagu järgmisena, aga me ei saa nendele inimestele ette heita, et nad ei ole kasvanud nagu terve posutäie nagu õdede ja vendadega ja et nendega ei ole nagu kasvanud koos nagu vanaisa ja vanaema ja vanavanem ja kõik need teised inimesed, kes nagu oleks neile seletanud, et mismoodi asjad tegelikult käivad, eks ole. Sedasi need vaesed lapsevanemad guugeldavad, eks ole, ja siis sealt nad satuvadki igast uneterapeutide ja toiduterapeutide ja potiterapeutide juurde. Ma ei tea, nemad peavad ju ka millestki elama, eks ole, et ei ole nagu minu asi nagu seal nagu väga mögised, aga mul oleks tõesti nagu õudselt hea meel, et arstid ei peaks selle asjaga nagu tegelema. Aga sinul Lee on ka väga ju haruldane diagnoos, eks ju? Et kust, kindlasti sa nüüd guugeldad või kust sina? Ei, ma ei guugelda, me ei ole seda hetkekski teinud ja pluss veel see, et tänaseks me oleme jõudnud nagu ka sinna, et mul on haruldane diagnoos, mis käitub ka imelikult. Et seesama, eks ole, et ta on andnud need kopsumetastaasid, eks ole, ja et ta nagu selle ühe rohu peale reageeris, mille peale ta ei pidanud reageerima, teise peale ei reageerinud, mille peale ta oleks pidanud reageerima ja kõik need sellised asjad, et mis see minu guugeldamine siin aitab. Et lihtsalt oma vaimse tervise säästmise huvides, ma lihtsalt ei tee seda. Aga kuivõrd tegemist haruldase haigusega, siis inimesed, kes sinu ümber on ja sinuga tegelenud on selle ravi mõistes,
kas nendel oli ka varasemad kokkupuuded selle haigusega, mitu patsienti enne sind oli siis, on sul see teadmine? Ei, ma olen mingid numbritest ei ole küll rääkinud, aga selles mõttes, et ma tean, et neid on neil olnud, aga ma tean ka, et nad õpivad koos minuga ja ma tean ka nagu seda, et tõesti nagu see, kui imelikult see haigus praegust käitub, on ka nendele üllatus. Sest keegi mulle, ma ei mäleta, keegi haiglajuhtidest kuskil ütles mulle ridade vahelt omavahel, et minu haigus, mis on siis 5 inimesel miljonist, sul oli vist 1 miljonist, on ju, et see on niivõrd haruldane, et seda ei tohiks üldse Eestis ravidagi tegelikult, sest meil puudub kompetents. Noh, et mida sellest arvata? Ei no, jaa, aga nagu mis sa siis kujutad ette, et kui mõnus sul oleks olla kuskil nagu mingi Karolinska äärelinnas eemal kõigist sõpradest, tuttavatest perest ja kogu sellest oma sotsiaalsest võrgustikust ja asjast ja siis nagu seal ennast hulluks mõelda. Ei, aitäh. Et ja nagu samas, eks ole, need kolleegide konsultatsioonid on ju meili- ja telefonikõnede kaugusel nendele samadele onkoloogidele, et ma küll nagu sellepärast väga ei krambitaks seda enam, et nagu tänased haiglajuhid minu arust reeglina väga ei ole nagu ise arstiharidusega. Miks ma seda teemat puudutasin? Ma olen, kuna mulle sattus selline aktiivne arst ja paljud on ka justkui siis seda märganud, et mina ju ise sain ka Rootsis ravi, sest Eestis ei olnud lihtsalt neid ravivõimalusi, siis päris palju on mulle endale kirjutatud selles osas või küsitud, et kuule, kas ma saaks kuidagi sinu onkoloogi nimistusse või et kas ta saaks kuidagi aidata mind ka kuhugi mujale, sest minu arst ei tunne üldse huvi selle vastu, et kas ma saaksin kuskil mõnda uuemat ravimit veel oma olukorra parandamiseks või kas ma saaks ka kuhugi välismaale minna, et justkui see nagu välismaale minek, välismaa arstid, et see on selline nagu valge laev, mida aetakse on ju taga, aga võib-olla peakski rääkima rohkem sellest, mis toimub kulisside taga, sest ma mäletan, kui ma ise oma diagnoosi sain, mulle öeldi, et sa sured põhimõtteliselt varsti ära, sest et see on nii agressiivne, nii haruldane, ravi ei ole, bla. Siis ma ikkagi hakkasin ka samamoodi võimalusi otsima, tundus, et USA-s on nagu mingisugused variandid olemas, et kas ma peaks nüüd sinna lendama, tundus, et enda arst ei tee ka nagu midagi, et ma pean kõik ise välja otsima ja nii edasi, et olidki nagu selles kriisis, et kus ma siis saan selle info, kui keegi mulle kui patsiendile ei ütle. Aga hiljem pärast oma arstiga ikkagi nagu päriselt rääkima hakates ja ka küsides selle kohta selgus, et ta tegelikult kogu aeg oli seal taustal tööd teinud, välismaa kolleegidega suhelnud, loonud juba sidemeid selleks, et hetkel, kui mul metastaasid avaldusid, me olime valmis kohe minema, kui raha koos oli. Et ma ei tea, kui palju inimesed nagu tegelikult teavad või kui palju onkoloogid seda peavad vajalikuks kommunikeerida, et mida nad nüüd järgmiseks teevad sinu haigust silmas pidades? Või et on üldse mingisugused konsiiliumid ja üle Eestiga ja arstid saavad kokku ja arutavad case, et tegelikult sellest võib-olla teatakse liiga vähe äkki? Ma arvan küll, et teatakse liiga vähe, et sellepärast oleks ka arstide poolt nagu väga hea, et kui nad räägiks seda, mis nad tegelikult teevad, et siis ei tunduks see välismaa valge laev ka nagu nii ihaldusväärne ja siis sa nagu võiks ka kriitiliselt mõelda, mis seal taga on. Et need inimesed, kes oma võib-olla pigem natuke ebaharilikum, aga mitte nüüd nii väga haruldase haigusega tahavad kuskile nagu mingi Saksamaa või Prantsusmaa veidrasse eksperimentaalkliinikusse minna, et teadmata, mis neid tegelikult seal ees ootab, et kas on päriselt ka tõenduspõhine ravi või see on mingisugune mambo-jambo, eks ole, et kuna nagu Kesk-Euroopa suhtub nagu nendesse alternatiivsetesse ravidesse suhteliselt liberaalselt, et ma tegelikult ütleks, et ka teades seda, et millised on mujal maailmas need nagu järjekorrad ja kui isiklikud suhted või mittesuhted siis sul on oma onkoloogiga või nii, eks ole, et ma ütleks, et on Eesti ikkagi päris hea koht, kus haige olla. Et kuigi nagu käibki see sama mingi kohutav nutt ja ala,
et kuidas meil midagi ei ole, midagi ei saa, midagi ei ravita, kõik surevad, et siis tegelikult me näeme, et tegelikult on see need suur osa nagu selliseid konventsionaalseid ravisid ikkagist Eestis päris kenasti kättesaadavad ja sul on ka võimalus seda välisravi taotleda aga see võiks samamoodi tegelikult toimuda kellegi nagu professionaali nagu valvsa pilgu all või pigem tema kureerides, sest et ka mulle on pakutud seda Amazonase ravi, eks ole, et mis mind kohe silmavikselt kergeks teeb, et ja mida ka ma kopika eest ei usu, selleks pakkujaks on samamoodi kolleeg. No ma lihtsalt arvan ka seda, et meil vist on eestlased kuidagi ikkagi natuke sellised väga nagu kinni, et tegelikult meil ei teata selle nii-öelda ülejäänud ka tervishoiusüsteemide telgitagusid, sest tegelikult meie enda tervishoiusüsteem on ju väga tolerantne. Et täpselt samatmoodi on minul võimalik seda ravi saada, kui ka võib-olla mõnel nii-öelda jutumärkides prestiisemal inimesel on ju. Et tegelikult on see tervishoiusüsteem meil ikka äärmiselt tolerantne. Mida mujal tegelikult ju nii ei ole. No jah, et kui sul raha pole, et siis unusta ära, eks ole. Või ka nagu et kui midagi on halvasti, siis on ka nagu nendele vippidele nagu asjad halvasti. Tõesti ka, eks ole, et jah, et selles mõttes kõik on nagu väga nagu suhteline, väga palju oleneb ka isiklikest suhetest, kuidas inimesed omavahel sobivad ja siis see tilk tõrva võib meepoti tõesti nagu väga kapitaalselt ära rikkuda pikkadeks aastateks. Et ja jumala eest, eks ole, et ma ei ütle nüüd seda, et meil nagu kõik ongi, ka vähihaige teekond ongi jooksule võilile põllu, eks ole, et alati saab midagi minna valesti, ka juba nagu esmatasandil õdedega, operatsioonidega, ravimitega, you name it, aga ütleme niimoodi, et nagu niimoodi sükse keskmist hinnet andes minu arust me oleme päris heas kohas. Et see mõttes, et kui ma ka vaatan, kui ma nagu vaatan seda, et mismoodi minu onkoloogilised patsiendid on sellel teerajal nagu liikunud, et mismoodi ma ise olen pidanud aeg-ajalt nagu kaklema doktoritega sellel teemal, et mis nüüd edasi peab saama või et kraapinud seal ukse taga või roninud aknast sisse, kui uks on kinni pandud, et ma arvan, et see kesktulemus on päris nagu viisakas. Aga me jõudsime ka perearsti rolli juurde, ja sa mainisid enda onkoloogilisi patsiente, et mis on täna sinu hinnangul perearsti roll ühe onkoloogilise patsiendi elus? Ka jälle oleneb, et selles mõttes, et sellest diagnoosist ja selles mõttes, et kus ta omadega parasjagu on ja milline, et milline onkoloog tal on või kirurg, eks ole, ja mismoodi talle on nagu ikkagi see järeljälgimine ja muud asjad nagu määratud, eks ole, või kui ta on, eks ole, nagu selline palliatiivne patsient, eks ole, kuidas siis nagu need asjad töötavad, et iseenesest kui me nagu räägime sellest, eks ole, et meil peaks olema kuskil 6000 värsket vähidiagnoosi aastas, eks ole, et siis nagu iga üksiku perearsti jaoks on see nagu vähidiagnoos ikkagi suhteliselt nagu kasuistika, eriti kui me räägime ka erinevatest paikmetest, et talle tuleb natukene alati nagu midagi nagu uuene, et võib-olla mingi teatud vilumus on tal mingite levinumate paikmetega saavutatud, eks ole, aga siuksed nagu siuksed sellised haruldasemad vähid, et need, siis ta õpibki iga kord selle patsiendiga uuesti kaasa, et mismoodi see siis käib, eks ole. Aga mis see roll võib olla ka nagu praktilisemas, mida üks perearst nagu, millega need onkopatsiendid, kui me jätame sealt need nohud ja köhad ja kõhulahtisusest kõrvale korra, et mis ei ole tingitud kuidagi vähiravist, et mida siis perearst
teeb selle meeskonna osana? Kust poolt jookseb see, et nüüd, et mina seda nüüd ei tee, et ole hea pöördu onkoloogi poole või? Noh, kui me räägime ravist, eks ole, et siis pahatihti ongi need nohud ja köhad ja kõhulahtisused ka ikkagi see ravi kõrvaltoime, mille puhul sa perearstina pead ikkagi seda valvsust üles näitama ja teadma, et millal nüüd on nagu päris kiire, eks ole, et see inimene lihtsalt sureb nagu nende kõrvaltoimete kätte ära, kui sa teda õigel ajal haiglasse ei saa oma nagu nende valgevere-rakkude langemise või nagu mingite muude nagu tüsistustega, eks ole, ja nii. Ja nagu see, et mõnikord me satume olema need esmadiagnoosijad, eks ole, et siis on nagu see, et kuidas ja kuhu need patsiendid nagu edasi suunatakse, kui ütleme nii, et kui sa ei ole esmadiagnoosija või selle diagnoosi väljapanija, et siis sa oled ikkagi see, kes peab hoolitsema selle eest, kui see diagnoos on üsna tõenäoline, et ta satuks õigel ajal õige eriarsti juurde, mis võib olla ka päris nagu väljakutsete rikas mõnikord, siis see, kuidas nagu need vähipatsiendid seal ravil on, eks ole, et enamuse asju arranžeerib siis onkoloog, aga see ongi nagu kohati ebaselge, et milliseid asju siis onkoloog ja milliseid asju perearst, eks ole, eriti kui on tegemist mingite kaugema kandi inimestega, et sul ei ole nagu mõtet sõita teise Eesti otsa selleks, et anda üks väike vereanalüüs, eks ole, et seda saaks teha ka logistiliselt palju arukamalt ja siis ka see järeljelgimine ja loomulikult see elu lõpu asjad, eks ole, et me tegelikult olemegi siin nii palju kogukonnas ka saanud seda tagasi, et tegelikult on kaks kõige kriitilisemat otsa, ongi see algus ja ongi siis see lõputeekond. Ja selle algusega just kuidagi tuli see meil, et just see, et kui nii-öelda siis see patsient kuni selle diagnoosi kinnitumiseni, eks ju, et on need kõik need uuringud, siis need ooteajad ja siis see patsient ongi justkui, et ma ei ole nagu otseselt veel nii-öelda onkoloogi hallata ja ma justkui nagu ei ole perearsti hallata ka. Et kuidas sina siin nagu arstina näed, et kes võiks nagu just seda sükest nagu vaimset tuge või sellist mingit pidepunkti nagu pakkuda, et kas see peaks olema ikkagi juba sealt nii-öelda haigla poolt või oleks iga pigem see nagu perearsti pool? No pigem see on ikkagi perearsti pool, sellepärast, et ütleme niimoodi, et need pehmed väärtused, mis käivad nagu tegelikult suures osas võiksid käia iga selle nagu patsiendi juurde, et meil nagu väga tihti sinna juurde ei käi, et me isegi ei tea nendest võimalustest ja nagu haigla juures veel eriti, eks ole, et kui pärast seda sama nagu teist operatsiooni, kui ma oma kirurgi käest küsisin seda, et aga teie majas on ju mingi väga äge see vaagnapõhja füsioterapeut, siis ta vaatas nagu nii suurte silmadega, et nüüd oleks peaaegu põrandale kukkunud, et on ka või? Et ja siis nagu siis pärast nagu residendi väikest uurimustööd selgus, et ongi. Ja siis ma sain ka seda imelooma näha, aga kui ma poleks küsinud, et siis nagu elu pealgi poleks see nagu niimoodi juhtunud. Ja neid asju on nagu jube palju, et mis nagu nende osutajate jaoks, et elementaarne juba nagu 87. aastast on ja siis nagu teave selle kohta, et need tegelikult ka on olemas, et seda nagu ju väga palju ei ole ja väga palju aktiivselt ka ei pakuta. Ja nii, ja rääkides üldse nagu sellest, mis ühiskonnas on teoksil selle vaimse tervisega, et sellega on nagu üldse väga kehvasti, eks ole, et selles mõttes, et aktiivravi üldse tegeleb ju peamiselt nagu elukohtlike terviseseisundiga või nagu ikkagi päris vaimuhaigustega, see, et sa tuled sinna oma nagu mingi onkohaige diagnoosiga vehkima, et või sul on raske ja paha, et siis on enam-vähem ju see, et nutta mulle jõgi, et sa ikkagi pead seda nagu mingi teiste vahenditega nagu hakkama saama, et need vähesed nagu siis psühholoogid ja hingehoidjad, kes selles vallas tegutsevad, et need on ka ikkagi täielik defitsiit. Absoluutselt ja eks see ongi see suur küsimus õhus, et kellele seda jõge siis nutta, sest neid inimesi tegelikult ei olegi või on käpu täis ja kuhu sa siis pöördud või sa eladki selle kõik sissepoole ja
lõpuks see murrab sind võib-olla päriselt, on ju, et kui see kasvaja isegi ei murra. Aga nagu selles mõttes ma ikkagi tahaks nagu siinkohal öelda, et enamasti on vähidiagnoos ka selline diagnoos, mis annab inimesele sellist sisemist sitkust. Üllatavalt täiesti tühja koha pealt, kus tal ei peaks seda nagu objektiivselt võttes üldse olema, et see kuskilt ikkagi tuleb. Et seda, et nüüd, et see näeks nagu meeleheites nagu ma ei tea, mis iganes, ennast tapvaid või põrandal väendavaid vähihaigeid, et seda ei ole, et kuidagi ikka saadakse, et kuidagi on see selg sirgu ja kuidagi ollakse teistele ka eeskujuks, et ütleme niimoodi, et see on see looduse tühja koha nagu teema ilmselt. Aga kas ja kui palju sa ise oled psühholoogilist tuge vajanud kogu selle teekonna vältel? Ma mõtlen just nii-öelda meditsiini poolt. Või kes on kus sa nii-öelda lappad või üldse lappad kellelegi oma, et nii, nüüd kuula, ma tahan ventileerida? Sellega on see paha asi, et ma ei ole üldse siuke lappaja inimene, et mul ei ole see, et räägi ära, siis saab kergem. Et pigem nagu see mingisugune otsatu nagu mingi alisemine, mingi jututamine, et see ajab mind nagu närviliseks või et sinult seda oodatakse, et ma ei taha rääkida. Et ma ei tea, minu mehhanism on pigem see, et ma mõtlen enda sees need asjad nagu selgeks ja siis ma võin nagu inimestega nagu jagada, aga siis ma ka nagu ei taha pigem haliseda ja selles mõttes on nagu mulle hästi palju pakutud ka sellist nagu sõprade ja kolleegide tuge, mida ma olen tänuga vastu võtnud, aga mitte ka nagu sellise vähihaige giidi all, vaid et teeme minu inimlike omaduste põhjal midagi sellist, mis on nagu fun või vajalik või mis iganes, eks ole, et rääkimata minu kauaaegsetest nagu reisikaaslastest, et psühhiatritest, kellega me oleme just nimelt, et selles mõttes, et mul oleks tõesti nagu häbi nuriseda, et ma ei saa nagu professionaalset abi või et ma ei vaja seda, et neid reise ma vajan nagu iga kell ja ammu ennem seda, kui minust sai vähihaige, et jah. Ja et sinu see õlg või see tugisüsteem seisnebki sinu sõprades, kes juhuslikult on ka meditsiinitaustaga ja professionaalid? Ja põhimõtteliselt küll ja selles mõttes, et mul õnnestus ikkagi ka oma abikaasa nagu ümber kasvatada, et ta nagu võrreldes sellega, mis ta nagu haiguse alguses oli, et ta ikkagi praegu nagu väga hästi jagab seda biiti, et mis nagu toimub, et ta ei tohi mind vägisi aidata, aga ta võiks mind aidata siis, kui ma seda palun. Aga kuidas te selleni jõudsite? Jumal küll, läbi tüli ja riiu, ma arvan. Aga ikkagi tuli lõpuks nagu selgeks rääkida asjad, mida keegi vajab ja kuidas, mis on ootused teineteisele või kuidas me julgustame neid inimesi, kes täna oma kaaslasega ei saa, ei julge, ei taha, ei suuda sellest kõigest rääkida, aga ometi tunnevad, et seda oleks nii väga vaja, sest muidu see kõik laguneb võib-olla lõpuks hoopis koost, et Nojah, et siis sul ongi nagu need kaks halba alternatiivi, eks ole, et kas me siis lähmegi laiali, sest sa ei nagu ei, sest et meie nagu mured ja rõõmud ja huvid ja asjad on kõik nagu nii erinevaks muutunud, me olemegi lahku kasvanud ja et kui sa ei taha nagu minu jaoks olemas olla või aidata, siis ei ole mõtet ka koos olla, eks ole, et ma ei saa ennast ju sundida nagu olema see endine rõõmus ja terve mina, eks ole, et see juba füüsiliselt ei ole võimalik, et sa peadki rääkima, et kas on see alternatiiv või on too alternatiiv või on seal nagu ka mingisugused kompromissid, et ma veits nagu ikkagist elan kaasa või veits aitan või nii on ju, ja mina siis jälle omakorda lepin sellega, et sind teinekord ei ole olemas ja sa ei taha neid asju teha ja teistmoodi või et sul on nagu selles mõttes, et loomulikult peavad nagu kummalegi jääma nagu ka oma huvid ja oma hobid ja need asjad, eks ole. Et see kompromiss on stuudiot lõhkuma, et see kompromiss on olemas ja see on saavutatav, aga see ei ole kerge, see on kõige raskem asi üldse võib-olla kogu selle haiguse juures.
mul on täpselt sama, sest et noh, selles mõttes, et lihtsalt noh, nii nõme, kui on öelda praegu selle teema taustal üldse, aga et lihtsalt meil on see eelis, et meil on olnud seda aega. Ma mõtlen alati nende peale, kellel on ikkagi see progress on palju kiirem ja mis siis tegelikult kõik nagu tegemata jääb või kuhu need suhted nii-öelda kinni ikkagi jäävad ja vägisi see ju kedagi noh, see ei saa nagu panna talle istutada midagi sinna vägisi sinna kahe kõrva vahele. No, absoluutselt. Ega tema kukub samamoodi kriisi tegelikult, eks. Absoluutselt, et ja noh, nagu teine asi on see laste teema, eks ole, et kas ja millal neile öelda, sellepärast, et noh, meie esimesed lapsed said oma ema surmast teada sellel samal surma hommikul. Et ja nii ja selles mõttes, et noh, siis oma nagu lihaste laste puhul ma mõtlesin küll väga kaua selle peale, et noh, millal siis on see õige aeg, et millal siis nagu rääkida, millal mitte rääkida ja noh, kuidagi mulle praegu ikkagi tundub, et see oli nagu päris õige aeg ja tegelikult noh, kui ka tundub, et noh, nüüd läheb nagu kiireks või ei saagi aru, on ju, et siis on ikkagi parem rääkida, sellepärast, et kui noh, ka rääkida nende inimestega, kellega ei ole seda teadmist nagu jagatud, noh, lapseeas, eks ole, et siis nad on ikkagi noh, pärast kaunis pettunud ja kurvad ja mingisugune oluline lõik ja see leinatöö aeg on nende elust nagu ära lõigatud. Ja seda enam, et me oleme ühiskonnas järjest enam ju liikunud sinnapoole, kus lapsed ei käi enam matustel, kus lein, inimeste lahkumine ja kaotus üha vähem puutub tegelikult laste ellu. Et kui see ühel hetkel see kokkupuude tuleb, siis see tuleb täieliku šokina, eks? Ja nad ei ole ju ka harjunud sellega, et keegi on haige, et keegi on pikalt haige, haiged on haigemajas, eks ole, surnud on surnukuuris, et seda nagu muistset rituaali, et mismoodi see haige põetamine käib ja mismoodi see haigega koos elamine käib ja mismoodi see surija nagu noh, kas või surnud pesemine ja need rituaalid, eks ole, et need matused ja peied ja kõik need siuksed asjad, et need võivadki tabada meie lapsi alles siis, kui nad on päris nagu täiskasvanud. Ja tegelikult me oleme jõudnud ka sinna, kus ise enda lähikonnastki tean, kus väiksed lapsed kardavad eakaid inimesi, sest et nad ei ole lihtsalt näinud nii vanu. Sest lähedased kõik on kuskil vanadekodus, just, ja neid ei nähta, et see on tegelikult jah, niimoodi psühholoogiliselt mõelda, siis on ikka kuidagi me kasvatame oma lapsi nagu väga vati sees, et võib-olla see vatt annab ühe korra väga valusa laksu. Muidugi annab, et selles mõttes, et pigem on selle peale hea nagu varakult mõelda või noh, nagu ega noh, see, et sa saad oma testamendid tehtud ja oma nagu need asjad aetud, et noh, ma ei tea, mulle nagu see nagu natuke tundub oluline. Aga sa oled kõik siuksed teemad läbi arutades? Ja, et plaan on olemas, kuskil sahtlis on mapp, kus on kõik need... Et nüüd juhend siit. Ei, seda, et ma nüüd päevad otsa tegelekski mingisugune surilina tikkimisega, et seda ka kindlasti mitte, et ei, lihtsalt nagu vanaema, kes rääkis ikkagi oma surmast, ma arvan, 30 aastat ja siis tal oli ka oli see märkmik olemas, kus oli kõik see matuseliste nimekiri ja siis ta oli väga pettunud, kui ta pidi iga aasta nagu mitu inimest jälle maha tõmbama, ta suri 2 nädalat enne oma 99. sünnipäeva. Jah, mu vanemal on suht sama case praegu. Okei. Aga millised on su päevad praegu? Või kuidas sa toimetad? Ei no, see mõttes, et nüüd praegu ma võtsin haiguslehe, sest et ma ei ole haiguslehel olnudki ja ma olen kuidagi niimoodi, et kõik need aastad sa pole haiguslehel olnud? Ei, no, siis, operatsioon ikka operatsiooni järgselt kolleegid käskisid mul jube kaua olla haiguslehel ja nüüd ka, kui see kopsuturu panti, kui seda vedelikku sealt välja võeti ja nii, aga muidu mitte eriti, aga lihtsalt noh, seal on mõned nagu füüsilised asjad, mis võiks ära paraneda ja ka see väsimus on siuke, et ma kuidagi praegu tunnen, et ma töö kõrvalt ei jaksa sellest nagu välja puhata ja see maksab juba töö juures nagu kätte, et siis seda jah, ja siis nüüd ma vaatasin, et see
siis esimene haiguslehe nädal, et see on kuidagi, kalender on väga kiiresti täitunud, et mingi niisugust rahuliku pikutamis ja haige olemise aega sinna väga pole palju jäänud, aga ma ikka katsun sealt midagi siis varastada. Aga kuidas sa ennast hoiad, kas sa teed midagi, kas sa püüad teha või teed midagi teadlikult ka võib-olla oma tervise tugevdamiseks, hoidmiseks, ma ei tea, võtad rohkem aega endaga olemiseks, toitud, liigud, võib-olla sa tegid kõiki neid asju juba varasemalt, aga kas midagi on nagu muutunud tänases seisus sinu jaoks võrreldes sellega, kuidas sa elasid varem? Ja kindlasti, et selles mõttes, et ma lihtsalt ei jaksa teha neid asju nii palju füüsiliselt, kui ma ennem tegin, et selles mõttes, et alates teisest ravimist on nii, et see keha termotundlikkus on nii jõhkralt muutunud ja selles mõttes, et sul tuleb see käte ja jalgade nahk tuleb lihtsalt niimoodi maha, et sa väga sellega kuskil kruusases mererannas ei kõnni, külma vette ei lähe, et ja seal mingi talisupplemisega ei tegele, siis nagu see talv oligi nagu väga ootamatu, et kui tuli see esimene lumi, et siis siis ma teadsin, et iseenesest nende nagu metastaasid on, aga mitte nagu mingi väga nagu valusalt ja siis vaatasin, et esimene lumi tuli maha, ütlesin abikaasa kärmelt, nüüd lähme suusatama, et mine tea, et kas üldse enam saab, on ju. Siis selgus, et lapsed pidid üldse ainult uisutama, sellepärast, et ega me laenutussuuski ei anna niimoodi lõhkuda selle nagu esimese lume peale. Ja nii, ja siis me siis kahekesi suusatame, ja mõtlesid ka, et ei tea, et kuidagi vanasti see suusatamine oli veits lihtsam. No muidugi pärast selgus, et mul on 2 liitrit vedelikku seal vasakus kopsus, et võib-olla tõesti see ei ole kõige mugavam suusatada. Et on see, et see, et sa pead kõikidesse kohtadesse minemiseks võtma nagu topelt aega, sa ei jaksa nii kiiresti käia, eks ole, et sul hommiku nagu need rituaalid ei ole siuke, et ärkan, pesen hambaid ja nii, et meigin, kammin, on ju, et sul on see, et köhin, nutan, võtan rohud ja siis vaatame neid teisi asju, eks ole, et ja siis sa saad alles minna, et see on nagu väga palju teistsugune elu, aga ütleme niimoodi, et on väga palju selliseid asju, mida sa saad teha ja mis mulle on ka alati meeldinud igasugused nagu sellised lugemised ja kirjutamise asjad ja õnneks on selle haigusega nii, et see söögiisu ei ole kuskile kadunud, et saab ka head toitu nautida ja nii, seda kalori lugemist, see mängu, seda ma ei ole kunagi mänginud ja nüüd on see 10 kilo, ma pigem nagu hea meelega võtaks tagasi, kui et siis nagu kaotaks midagi ja siis mingisugust jõud ja nagu vastupidavuse treeningutest, et ütleme niimoodi, et siis ongi nagu need võimete piires asjad. Aga kui nüüd mõni tuttav tahaks pekki küll, et teeks Leele midagi ilusat, mis see võiks olla, et sul tuleb tahaks teha midagi ägedat sulle? No ma ei tea, vaata, nagu selles mõttes selle haigusega pigem on niimoodi, et kogu see maine, vara ja mammona muutuvad nagu väga ebatähtsaks. Et pigem need on nagu siis sa paludki, et inimesed oleks ise nagu prooviks ise olla nagu või saada paremaks inimeseks, et oleks teiste vastu head ja lahked, et nad istutaks mõne puu ja just ja oleks kellelegi abiks, eks ole, et nagu need on pigem nagu sellised asjad. Miks ma selle puu, ma siin kargasin siin praegu mikrofoni taga, ei ole näha, on ju, aga see oli mul vanaisa viimane selline, et iga inimene võiks oma elu jooksul vähemalt ühe puu ära istutada. No absoluutselt, et kas või terve metsa. Ja absoluutselt, et oleks nagu nagu midagi, mis nagu sinust ka jääb, eks ole. Kui me eelmises saates rääkisime Sandra Palmiga muutustest ja
ja kas meil on vaja ellu mingisuguseid väga suuri kardinaalseid sündmusi, mis võib-olla aitaks meil paremaks inimeseks muutuda või mingitest halbadest harjumustest vabaneda ja nii edasi. Kas see haigus on sind ka selles kontekstis nüüd kuidagi muutnud või sa oled ikka sama lee, kes sa oled kogu aeg olnud, lihtsalt hoolid vähem mammonast ja tahad, et inimesed oleksid ilusad ja head? Ilmselt jaa, et ma arvan, et pigem see variant B, et ma arvan, et see haigus pigem on andnud seda nagu sügavust juurde, et mitte nagu midagi seda, et ma nüüd olekski jubedasti palju parem inimene, et kui sa ikkagi nagu mingis mõttes seisad silmitsi nagu kaduvikuga, et siis sa saad kingituseks palju parema teadmise, et mis asjad on nagu päriselt olulised. Ja see ja ka teiste inimeste juures, ka suhete juures, ka mõnes mõttes võib-olla selle brutaalse aususe, et sa nagu mõnele inimesele ütledki välja otse, et sorry, mul ei ole aega sinuga suhelda, ma ei taha. Et seda on nagu liiga palju või et sa ei meeldi mulle, mine ära, sest et sõna otseses mõttes, et mu liivakell jookseb, või et siis näiteks kas või see, et kuidas sa nagu raha kulutad, eks ole, et kõik need et see on kahe otsaga asi, eks ole, et need vähikingitused iseendale, eks ole, et vahepeal need natuke lähevad lappama, eks ole, aga ka see, et et näiteks seda, et sa ei pea oma 3. samba pärast eriti nagu muretsema, et siis sa võid lubada endale nagu selliseid elamusi, eks ole, ja nagu kas või selliseid naudinguid, mida saab nagu ka raha eest osta, eks ole, et see ei pane neid tingimata orava kombel sinna 3. sambasse, või nagu kui see oleneb ka muidugi tervisest, et kas sa saad või nagu ei saa kuskil reisil käidud, või nagu oma nagu lastega koos aega veeta või kõik need sellised asjad. Ehk siis sa ei lükka neid tegemisi enam edasi, et sa teed neid täna ja sa naudid seda elu tänases päevast, tundub? Jah. Jaa, aga nagu selles mõttes, et mul ei ole nagu niisugust plaani, et ma ikkagist ilmkistuma peaks minema kuskile paliretriidile või sinna neetud Amazonasesse või nagu Uus-Meremaale, sest ma pole seal käinud, et aga palun vabandust, ma praegust ei jaksa, ei taha sinna isegi minna enam. Et ma arvan, et mulle on antud väga õnnelik elu, et ma olen nagu väga suure osa nendest asjadest, mis ma olen siia maisesse ilma nagu ajama tulnud, et ma olen neid nagu ära ajanud ja et mul ei ole ka nagu mingeid väga suuri kahetsusi, et võib-olla see asi oleks hoopis teistmoodi, kui see oleks nagu nii, aga ma ei tea, et see on, ma arvan, et väga inimeste endas kinni, et ma nagu väga loodan, et siis nagu selle kaduviku kaaludes ei jää need inimesed mingitesse nagu nõmedatesse lõksudesse, et nad peavad igas asjas nagu seda indulgentsi ostma või lunastust, et et kõik inimesed neile annaks, kui nad on mingit paha sõna poetanud või midagi jumala eest valesti teinud, et see õigus jääda iseendaks jääb ikkagist nagu ju lõpuni. Just. Need on ilusad mõtted, millega hakata seda saadet kokku tõmbama. Kuna sa saad täna ravi Kingitud Elu fondi toel ja see fond ei ole küll päris tilgatumaks kunagi jooksnud, aga ta jätkuvalt vajab inimeste panust ja tuge, siis sind saab sealt ju ka tegelikult otse toetada. Ja see mõttes, et kui see läheb kindlasti kellegi vähihaige toetuseks, kui see ka kogemata mina ei ole, või nagu sa saad aru küll, mis ma mõtlen praegu. Jah, aga ta saab teha nimelise annetuse tõesti. Jah, et ja sinu ravi praegu kas sa oskad öelda, mis on hetkel prognoos? Kui kaua seda ravimit nüüd võiks edasi võtta, kas sealt on ka nüüd mingi järgmine samm tegelikult teada, et kui mingil põhjusel see ei toimi, et sa oled nii palju juba läbi pidanud tegema või seda järgmist sammu täna veel ei tea?
no seda me oleme nagu doktoriga arutanud, eks ole, ja doktor omakorda on nende Skandinaavia ja Soome kurudega nõu pidanud ja siis sealt hakkab mingisugune plaan formeeruma, sest et mingis mõttes praegune ravi nagu töötab, aga mingis mõttes ei tööta ka, just selle, või noh, ma ei tea, ühesõnaga see algkolle teeb ka mingeid pahandusi praegust, et alati on sellel vähil mingisugused uued ja ebameeldivad üllatused valmis, kui sa parasjagu hakkad tundma väikest võidurõõmu, et mingi asi on nagu ära lahendatud, et ma veel ei tea, et mis sellest saab, aga see on ka noh, nagu mingisugune noh, nagu lähinädalate arutlusteema ilmselt siis. Aga samm korraga. Ja täna on see ravi sulle vähemalt kättesaadav ja nii nagu mulle päris paljud inimesed kirjutasid, kui nad minu ravi toetasid, et ükski inimene ei peaks surema selle tõttu, et tal ei ole rahalist võimalust saada ravi, mis võiks ta elu pikendada. Mis sa sellest arvad? No seal kuskil peab ju see mõistuse piir tulema, et kui ma kingin sulle või kellele iganes 6 miljardi dollari eest ühe päeva, et noh, ma ei tea, et siis see läheb nagu minu peas vähemalt irratsionaalseks, eks ole, et seal kindlasti võiks olla ka mingid piirid ja selles mõttes, et noh, mingis mõttes on see teadus- ja tehnika revolutsioon meid nagu ära hellitanud, et me teame, et alati on see järgmine ja järgmine, aga noh, iga kord ei ole. Eks ole, ja noh, ütleme niimoodi, et meil on õnn olla haiged praegusel ajal, sest et noh, meid kedagi ei oleks seda lugu siin nagu rääkimas, aga ma ei ütle, et see, et noh, see on nüüd nagu see maksimum, mis nagu teha on võimalik. Ja mul on alati meeldinud kuidagi nagu mõelda selle peale laiemalt, et mis see meditsiin siis nagu üldse on, et ta on sulle justkui nagu looja käepikendus, et nüüd vaata ise, mis sa selle juurde nii-öelda saadud ajaga peale hakkad, et eks ta nii on. Jah, et sest, et noh, tegelikult on ju hästi pisike käepikendus, eks ole, et kõigi selle muu asjade kõrval ta mõjutab ju 10% meie tegelikust tervisest, eks ole, ja nõnda, ja noh, olgem ausad, millalgi peab ju iga inimene ära surema, et ta ei saa ju jääda nagu surematu kašei nagu siia ilma peale nagu hulkuma. Ja nii, ja üks päev just üritasin nii paaniliselt meenutada, et kes see mult seda küsis ja mul ei tulnudki meelde, aga küsiski, et kas sa ei ole äkki selle nagu 7 aastaga sellest haige olemisest juba tüdinud, et kas sa ei ole mõeld, et nüüd on juba aeg. Ja siis kui sa mõtlesid, et ma alguses nagu mõtlesid hükk, et mida asja on, et mida ebaviisakas küsimus, aga noh, seal on jälle see teine nagu teadus- ja tehnikarevolutsiooni teema on see, et sul on võimalik elada ka oma elu nagu noh, nagu viimast aega nagu suhteliselt kvaliteetselt ja valu ja kannatuste vabalt, eks ole. Et noh, ma tänu sellele, ma arvan, et ma ei ole ka sellest nagu elust ära tüdinenud, aga paratamatult noh, mingi hetk see asi nagu juhtub, et sa noh, nagu võib-olla tõesti enam ei viitsi, et noh, järgmine ja uuringud ja uued uuringud ja vastuste ootamised ja need äkki on ja äkki ei ole ja äkki saab ja äkki taotlus ja mingi uua on ju, et siis mingi hetk tõenäoliselt tuleb ka sinna see nagu küllastus, et sa noh, ütled, et nüüd siis aitab. Ja võib-olla selle jaoks ongi oluline nii kaua, kui veel on aega sellest kõigest oma pere ja lähedastega ka rääkida, et see otsus ka patsiendi enda poolt ei tuleks väga ootamatult, vaid sinna jõutaks koos, sest et lähedastel teinekord on sellega ikkagi kohutavalt raske leppida, kuigi inimene ise on sellega täieliku rahu teinud. Absoluutselt, et selles mõttes, et kõik, mis puudutab haiglaravi, eks ole, üleüldse neid kellasid ja vilesid, elustamisi nagu noh, viimase võimaluseni, et tihtipeale nagu ongi nii, et see inimene ise nagu
et ei tahagi enam seda, et siis ma saan aru küll, et et omaksed on nagu väga emotsionaalselt häiritud, et mis mõttes, et nüüd tuleb siis see surm ka või. Et siis tuleb nagu võimalikult edasi lükata, aga nagu see võib olla ka nagu üks võimalus ja vajaduski. Aga kuna meie oleme siin viimastel nädalatel, viimastel päevadel taibanud, et kõik see, mida meie täna teeme Pillega, teiste patsientidega, onkoloogika ja selle lähedaste patsientide kogukonnaga, siis me elame elule täna. Ja me tahame rääkida sellest ja muuta seda, kuidas me siis selle haigusega elame, kuniks me elame. Nii et ma arvan, et lõpetame selle ühe toreda üleskutsega 29. mail, Leedule sina ka, toimub Tartus Humal Bistroos, onkoloogika esimene puhkeõhtu, kus erinevad inimesed jagavad enda lugusid, loomingut, mis on sündinud kokkupuutest vähiga. Sandra Sillamaa, Piret Jaaksi, kes on lõppetenduse stsenarist, kui ma nüüd pusse ei pane. Et väga hea etendus, soovitan ka seda ja väga palju teisi ägedaid karaktereid on lavale tulemas ja me lõpetame selle puhkeõhtu videodiskoga, mis baseerub Onu Bella DJ aegade playlistidel. Nii et lähme vihume tantsu igaüks oma võimete ja jaksu kohaselt, naudime elu ja aitäh sulle, Lee, et sa sellise elurõõmus ära ja ka sellise kainusega täna siin stuudios meie juures olid. Aitäh kutsumast veel kord. Super. Aitäh. Elusat elu. Elusat elu. Elusat elu. Onkoloogika. Räägime vähist.